No nii, tere, tere! Tere! Kas mind on näha, kuulda? Ja kuulen, kõik töötab. Väga tore. No nii, me oleme hetkel sinuga tundub kahekesi olevat. Ootame veel natuke teisi võib-olla ja räägime siis täna prokrastinatsioonist, eks ju? Ehk siis asjade edasilükkamine ilma mõjuva põhjuseta. Kes tahab teada saada, mis selle nähtusega ikkagi ette võtta, siis loodame, et inimesed veel juurde tulevad. Nii, tere, tere! Kes leidis aega? Väga tore. Tore on näha sind. Tere teile ka! Ja tere, tere! Tere kõigile! Ootame paar sekundit ja siis võime siis alustada. Räägin lühidalt, et planeerime siis täna rääkida hästi niimoodi kontsentreeritult 30 minutit. Et kes ei jõua, siis võib pärast ka selle laivi nii-öelda edasi kuulata ja järele vaadata. Kuidas sul tunne on? Kuidas sa tunned ennast täna? Ma tunnen ennast väga hästi, et olen väga elevil. Ma arvan, et see on hästi oluline teema, millest rääkida, sest tegelikult ma just enda seda laivi ka mõtlesin, et tegelikult see on päris suur probleem ja väljakutse, et prokrastineerimine, asju edasilükkamine ja just sellepärast, et see väga tugevalt ju mõjutab meie meeleolu ja just nagu negatiivselt, et sellega kaasnevad need süümepiinad ja enesesüüdistamine. Ja kui ma tunnen ennast halvasti, siis see kohe mõjutab ju seda, kuidas ma tööd teen, et ma ei suuda võib-olla nii loovalt ja produktiivselt toimetada, kui ma tahaks. Ja lisaks ka, kui ma lähen võib-olla õhtul koju, siis see kohe mõjutab ju minu lähedastega suhteid või isegi sõprussuhteid, et kuna ma olen tegelikult häiritud, mul on mingi pinge sees ja siis ma ei saa teiste inimeste jaoks ka olemas olla, et tegelikult see on nagu suur probleem, mis tugevalt mõjutab ja sellepärast ma olengi hästi elevil, sest see on oluline teema, millest rääkida ja ma loodan, et kõik, kes kuulavad, siis saavad enda jaoks mingi praktilised nipid, mida siis rakendada, et sellest üle olla. Ja väga õiged tähelepanekud. Aga siis võime alustada, eks ju. Nagu ma juba ütlesin, et meie tänase laivi teema on asjade edasilükkamine ilma põhjuseta. Ehk siis loomulikult me võime asju edasi lükata, see on normaalne, aga see prokrastineerumine on ikka selline nähtus, kus sa lükkad asju ilma põhjuseta. Sa tead, et sa pead sellega tegelema, aga sa mingil põhjusel ei tegele. Ja minuga on täna Neidi kompus ja alustame siis. Tutvusta palun ennast, Neidi, räägi. Kes sa oled, kust sa tulid? Ja, et mina siis, kus ma alustan? No ma alustan algusest või et kuidas me üldse, miks me selle teemaga siin oleme. Et minu kogemus ja taust on siis see, et 4 aastat olen töötanud inimeste arengu toetamisel koolitusspetsialistina ja nüüd ka siis coach'ina. Töötasin siis finantsettevõttes Wise koolitusspetsialistina ja sealt edasi nüüd eelmisel suvel alustasin oma ettevõtlusteekonda coach'ina. Ja coach'ina siis on minu eesmärk aidata inimestel leida enda kutsumus ja missioon siin elus ja samuti ka ennetada või siis juba toime tulla läbipõlemisega. Et mõlemad teemad on minu jaoks hästi südamelähedased. Olen kogenud seda teadmatust ja segadust, mis kaasneb sellega, kui sa ei tea, mis su kutsumus on ja ka seda stressi, pinget ja ärevust, mis kaasneb tööga ja mis lõpuks viib läbipõlemiseni. Ja tegelikult, nagu ma ennem ka mainisin, siis prokrastineerimine on ka pinge, et mis kui seda ikkagi pinget aina kasvab ja kasvab, siis lõpuks tulebki see plahvatus, mis tihtilugu väljendub läbipõlemise. Et sellepärast see on hästi oluline teema, millest rääkida. Ja tõesti loodan, et igaüks, kes kuulab, saad siit mingid olulised nipid, mida siis oma elus rakendada. Ja ma kutsun ka teid jagama, et kui sul on olnud raskusi asjade edasilükkamisega, siis meie loomulikult jagame omalt poolt oma kogemust ja avastusi, mis me oleme elus teinud, aga ma usun, et ka teil on midagi väga põnevat jagada, nii et kui tekib tunne, et tahaks mingit mõtet laiendada või juurde lisada, siis julgelt kasutage chati ja jagage, et teeme, et see live oleks siuke koos õppimine ja koos avastamine.
väga tore üleskutse. Ja. Ma siis teen ka lühikese, räägin lühidalt enda kohta ka. Et mina olen Valeria ja olen töötanud 17 aastat avalikus sektoris. Kohe pärast ülikooli asusin tööle ja olengi töötanud 17 aastat ühel samal nii-öelda positsioonil, ühes samas osakonnas. Ja lihtsalt mingil hetkel ma hakkasin tundma kuidagi liiga kitsas see töö minu jaoks, et tahtsin teha midagi muud, aga ei olnud seda julgust, ei olnud selgust, et mida ma siis tegelikult tahan päriselt teha. Ja siis otsisin ennast, jõudsin ka selle tee kaudu nii-öelda coaching usse. Sain aru, et see on see, mis mulle meeldib. Ma tahangi toetada naisi, kes võib-olla ka tunnevad sellest väsitavat seisakut enda elus. See võib olla nii nii-öelda isiklik elu kui tööelu ja tahavad sellest ikkagi välja astuda, aga paraku nad ei tea, neil ei ole julgust või nad ei oska sellest välja astuda. Et see on selline minu missioon. Ja 2 kuud olen juba nii-öelda ametlikult töötu, lahkusin oma endise tööandja juurest, kus mul oli tegelikult väga põnev olla, aga ma kogusin seda julgust ka ikkagi tükk aega, et teha selle nagu sammu ja lõpetada need suhted, mis nagu enam mind nagu ei toetanud, võib niimoodi öelda. Praegu tegelen sellega, et püüan oma selle mikroettevõtet püsti panna ja olen ka suht selle teekonna alguses. Ja, aga väga julgelt ja hästi inspireerib kindlasti paljudele inimestele. Ja. Aga sukeldume siis teemasse, ehk siis räägime siis sellest prokrastinatsioonist ja selline keeruline sõna, aga tegelikult selle taga on selline lihtne nähtus, ehk siis kui me lükkame asju ilma mõjuva põhjuseta, kui me teame, et me peame seda tegema, aga me millegipärast seda ei tee. Ja kui ma mõtlesin selle teema peale, siis ma olen mitmete inimestega siin nagu rääkinud, kas sa tead, mis asi on prokrastinatsioon, siis inimesed nagu vaatasid mind niimoodi imelikult, me ei ole kunagi sellest sõna kuulnudki. Ja siis, kui ma hakkasin nagu neile selgitama, et aga sa oled kindlasti selles olukorras olnud, et sa vaatad telesarja või koristad korterit selle asemel, et diplomitööd kirjutada, siis väga tuttav teema. Et inimesed ikkagi on selle nähtusega nii-öelda kokku puutunud ja nii-öelda prokrastineerunud. Ja mul oli ka selline nähtus tegelikult tööl väga tihti, kui ma teadsin, et ma pean mingit ülesannet tegema ja see tundub mulle selline nagu keeruline olevat. Ja selle asemel, et kohe uurida, et mis ma pean ikkagi seal tegema, ma jäin vait ja ma ei küsinud näiteks täpsustavad küsimusi ja siis tunnegi, et appi, mis ma nüüd pean tegema, ta kasvas minu sees ja see oligi see põhjus, miks ma ei julgenud tegelikult selle ülesande kallale nagu asuda, sest ma ei teadnud, mida tegelikult tahetakse. Ja kui ma taipasin seda, et selle nagu prokrastineerumise põhjus on mul see hirm, või teadmatus võib isegi niimoodi öelda, et ma ei tea, mida tahetakse, siis ma otsustasin, ma enam niimoodi ei tee ja mina hakkasin julgelt ikkagi küsima, täpsustama oma ülemuse käest või oma selle nagu partneri käest, kellega kes annab näiteks parasjagu seda ülesannet, sest ma pean nagu aru saama, mis ikkagi tahetakse. See oli üks selline pisike samm minu jaoks, kust ma hakkasin selle nagu edasilükkamisega võistlema niiviisi. Kuidas sul on olnud neid, räägi? Kui me räägime asjade edasilükkamisest, siis minu arust nagu esimene asi üldse, mis on oluline, siin on nagu aru saada, et mis käivitab minu sees seda asjade edasilükkamist. Ja mina ise olen märganud, et tavaliselt on siis 3 asja.
et esimene on see, et kui ma olen väsinud ja kurnatud, ehk siis ma olen tööga ja muude elukohustustega ennast üle koormanud, siis tegelikult mul ei ole enam seda energiat, et asjadega toimetada. Ja siis on väga lihtne see, et ma lükkan mingid asjad edasi, isegi kui see on väga oluline, see on vajalik. Ma tean, et see on see üks asi, mis mul on vaja ära teha ja mis nagu tõesti aitaks mul tuua neid tulemusi, mida ma soovin. Aga lihtsalt ei ole energiat ja siin ei olegi mitte midagi teha, et sa ei saa ennast nagu pigistada, sest sa juba oled nii-öelda tühjaks pigistatud sidrun, et see on täiesti loomulik, et koht, kus olla ja siis tulebki nagu ausalt otsa vaadata, et okei, ma olen väsinud ja mul ei ole seda ressurssi praegu, et seda teha ja see on praegu okei. Et ma pean hakkama vaatama, et mida ma siis selleks saan teha, et mul oleks seda energiat ja ressurssi. Siis teine on tihtilugu see, et see ülesanne tegevus, mida mul on vaja teha, see ei ole minu jaoks tegelikult oluline. See ei too mulle seda kasu, mis siis toetab minu mingit suuremaid eesmärke või siis see läheb võib-olla minu väärtustega vastuollu. Ja siis ma ei suudagi seda teha, et siis tekibki ette see plokk, et ma ei taha, ma ei suuda seda teha, ma lihtsalt ei suuda seda kätte võtta ja ära teha. Ja jällegi, see on väga okei koht, kus olla. Ja kui sa seda ei teadvusta endale, siis sa võid endale asjatult nagu tekitada neid süümepiinu. Ja kolmas on siis erinevad hirmud. Et tihtilugu me lükkame just neid asju edasi, mis nõuavad meilt seda mugavustsoonist väljaastumist. Ehk siis see omakorda käivitab erinevad hirmud, et mis siis, kui ma ei saa hakkama, või et ongi, et mul on tegelikult nagu selleks, et mingit ülesannet või tegevust ära teha, mul on vaja lisainfot, aga ma ei julge seda küsida, sellepärast et äkki see on rumal küsimus, ma peaksin ju teadma seda. Ja siis ma olen vait ja selle asemel, et siis küsida, et lükkangi selle asja edasi ja siis see jääbki seisma. Et siin võib olla hästi palju erinevaid hirmusid, aga jah, et tulevad üles mingid hirmud, et need on nagu sellised 3 asja või nagu põhjust, mis ma olen märganud, mis nagu on mind pannud asju edasi lükkama ja selleks, et üldse nagu siis midagi teha selle edasi lükkamisega, ongi esialgu vaja aru saada, et mis käivitas selle edasilükkamise, siis see on see sisend, kuidas ma edasi toimetan. Et kui mingi tegevus ei ole päriselt minu jaoks oluline, see ei too mulle seda kasu, mida ma tahan, siis mul ei ole mõtet suruda ennast ja teha seda, vaid siis mul ongi vaja aktsepteerida, et see on okei. Aga mis on siis need tegevused, mida ma peaksin tegema või et see annab võimaluse siis edasi analüüsida ja mõelda, kuidas toimetada. Ja jällegi, et kui ma olen väsinud, et siis mul ei ole mõtet ennast suruda ja nagu piitsutada, et siis on nagu fookus see, et okei, praegu mul on vaja aktsepteerida jälle, et ma ei saa sellega tegeleda, selle asemel mõelda, et okei, kuidas ma saan siis puhata, kuidas ma saan lõõgastuda, et mul oleks seda energiat ja siis ma tulen tagasi selle tegevuse juurde ja toimetan edasi. Et mind nagu juba see on hästi palju edasi aidanud, et ma võtan selle hetke, et kui ma näen, et ahah, näed, jälle tahan edasi lükata midagi, et nagu miks? Et lihtsalt küsida endalt miks ja mulle isiklikult aitab hästi palju see, et ma kirjutan välja. Et jah, see võtab aega natukene, aga selle asemel, et see asi edasi lükata ja lõpuks olla kohas, kus mul on meeletult asju, et jällegi mul on see pinge ja stress, et appikene, mul on nii palju asju vaja teha, nagu kuidas ma kõik tehtud saan. Et see tunne minu arust on palju ebameeldivam kui see ajakulu, mida ma siis saaksin võtta korra, et nagu üles kirjutada ja analüüsida enda sees, et jah, et nagu miks ma ei taha seda tegevust teha, et mis on mulle siin vastumeelne, et isegi kui on nagu erinevad hirmud, siis kirjutada need hirmud üles, sest jällegi mina olen märganud, et kui ma lihtsalt teadvustan ja kirjutan selle hirmu üles, mul on juba palju lihtsam edasi liikuda kui see, et see lihtsalt ketrab mul kuskil kukla taga. Ma tean, et mingi hirm on, aga ma isegi ei saa aru, mis hirmuga tegu on. Et need on nagu minu, et kuidas sa ise oled tajunud, et kas sul on ka nagu sihukest 3 käivitajat või oled sa märganud, et äkki on veel midagi lisaks, mis käivitab sind? Ja see, mis sa praegu ütlesid, kõnetab mind eriti see väsimuse punkt, sest mina näiteks võin öelda, ma tean, et mõned inimesed võivad näljased olla või siis unised ja nad ikkagi mingil määral suudavad töötada. Enda näitel ma võin öelda, et ma võin näljane küll olla, aga ma ei tohi unine olla, sest minu aju paraku ta ei tööta lihtsalt, ta on sellises nagu stand-by režiimis. Ma olen unine, ma ei suuda keskenduda sel hetkel ja mina olen aru saanud, et mul isegi pole mõtet endaga võidelda,
et ma lihtsalt võtan selle asja niimoodi, nagu praegu on, et jah, ma olen väsinud, järelikult ma pean magama, sest minu jaoks just see, noh, pean lihtsalt olema välja magatud. Ja seetõttu sellised nagu igapäevased tegevused ja režiim on, noh, minu jaoks on oluline, siis ma olen produktiivne ja see aitab mind ka ikkagi aru saada, et mida ma pean tegema, kuidas ma pean tegema, sest noh, kui oled väsinud, siis aju lihtsalt ei tööta. Ja hirmud on ikkagi see, minu puhul oli ka ikkagi selline asjaolu, mis paraku sunnib mind asju edasi lükata. Ja üks, noh, millest ma rääkisin, ongi, et nagu sa õigesti ütlesid, et kui sa ei julge küsida, kui sa ei julge täpsustada, et oi appi, et mis siis nagu minu kohta nüüd mõeldakse, et ma ju tegelikult pean teadma, aga mina olen selle lahendanud enda jaoks niiviisi, et las ma olla praegu, paistan kellelegi nagu rumalana välja ja ma küsin ikkagi selle küsimuse, et palun konkreetset ülesanded, et mis on siis need ootused versus seda, et ma mõtlen, okei, ma sain tegelikult kõigest aru või ma teesklen, et ma sain tegelikult kõigest aru, aga pärast see käivitabki seda edasilükkamise ringi, sest ma jään lihtsalt mõtlema, et mis ma nüüd pean tegema tegelikult, ma ei saanud ju tegelikult aru, et mis ma siis täpselt pean tegema. Et jah, see on minu puhul täitsa töötavad need asjad. Ühe küsimuse siia, seepärast, et nagu sind kuulates ka, vaata, ma saangi aru, et nagu mingi hetk sul oli see, et nagu justkui see hirm näida rumal ja mitte küsida, aga siis sa muutsid seda suhtumist, et ma küsin seepärast, et see aitab mul edasi liikuda, et kas sa mäletad ka, et nagu võib-olla spetsiifilisemalt, et nagu mis aitas sul nagu seda mõtteviisi muuta, et see on okei, et siis ma arvan, et see on paljudele päris suur nagu väljakutse või see hirm, et nagu näida rumalana, küsida rumalat küsimust, et või täpsustada, et kui millestki aru ei saa, et kas sa nagu võib-olla mäletad, et mis see nagu väike abimees või abinaine. Ja, et selles mõttes, kui ma näiteks ei küsi, ma ei täpsusta, et jätan just nagu muljet, et ma sain kõigest aru, et las ta olla, siis see olukord, kus ma selle tõttu nagu satun, et ma hakkan muretsema, tegelikult ju see ärevus, see pinge, mis minu sees on lihtsalt kohutav pärast, ma tean seda. Ja mina otsustasin, just see nagu oli see faktor, mis tegelikult aitas mind selles olukorras, et ma ei taha pärast olla selles seisundis, kus ma muretsen, kus ma olen ärevuses, kus ma ei saagi aru, et mida ma pean tegema. Seetõttu ma lükkan viimase hetkeni, mis tegelikult veel rohkem tekitab seda ärevust. Et see tähtaeg, ta ju survestab ja võib-olla see lõpebki tegelikult sellega, et sa niikuinii pead pärast küsima tegelikult ju, sest või sa näiteks teed omamoodi, kuna sa ei saanudki päris aru, et mida tahetakse, sa teed nii-öelda omamoodi ja tuleb välja, et aga tegelikult see ei ole ju see, mis me tahtsime. See ei ole see, mis nagu meie ootus oli. Ja pärast ma pean seda kõik nagu ümber tegema. See on minu jaoks eriti nagu hull olukord, et nagu selline topeltenergia raiskamine tegelikult ju tuleb välja, et esiteks see ärevuse moment, kus sa oled selles seisundis kogu aeg, pluss veel sa teed seda niimoodi, nagu sina võib-olla seda näed ja pärast öeldakse, et ei, tegelikult see ei ole see, et tee palun ümber. Nii et jah, see on minu jaoks palju hullem versus seda, et ma uurin, ma küsin, ma panen kirja, see on minu puhul ka selline oluline, et ma ei jäta seda nii, okei, ma saan kõigest aru, et ma ikkagi nagu panengi kõik nagu kirja täpselt, et mida peab tegema ja see jälle loob seda selgust, mida siis ikkagi tahetakse, sest see teadmatus on minu jaoks selline hirmutav, tegelikult mulle ei meeldi teadmatuses olla ja mina olen seda enda jaoks niiviisi lahendanud, see oli minu
kas ma ütlen, minu eesmärk, et ma ei taha selles hullemas olukorras olla, et ma ei julge praegu näiteks lihtsalt küsida. Niimoodi olen enda jaoks seda lahendanud. Okei. Ehk siis kui kokku võtta, siis tegelikult nagu see, mis nagu aitas sul mõtteviisi muuta, oligi see, et sa nagu analüüsisid ja teadvustasid endale, et mis on need tagajärjed, kui ma praegu otsustan mitte uurida seda lisainfot, mitte nagu korra pidada seda ebamugavat vestlust, et need tagajärjed on nii palju hullemad või nagu suuremad, kui siis korraks see ebamugavustunne, mida ma tunnen siis, kui ma nagu lähen ja küsin ja võib-olla näin rumal. Et nagu see analüüs, ma saan aru, oli see, mis nagu aitas sul tegelikult seda minna ja see samm võtta, et ma nüüd lähen ja räägin. Ja, see eneseanalüüs aitas mind ja edasi minna. Ja, lahe. Nii et tegelikult see on ka üks siuke praktiline nipp kohe jälle, mida saab nagu võtta, et kui me räägimegi näiteks nendest hirmudest, mis tulevad üles, kui ma hakkan mingit või peaksin mingit tegevust tegema, aga ei tee, jälle korra lihtsalt võtta see hetk, et analüüsida, et okei, et mida ma praegu kardan seoses selle tegevusega, et mis on nagu need hirmud, võib-olla isegi teha 2 tulpa ja teise tulpa panna siis need hirmud, mis on nagu need tagajärjed, kui ma nüüd ei tee praegu seda tegevust ära, kui ma ei võta seda sammu, et mis siis juhtub, et lihtsalt ja nagu päriselt vaadata otsa nendele, sest nagu jällegi, et kui me näeme neid, et tihtilugu ma näen nagu töötades klientidega ka coachingus, et kui inimene lihtsalt lõpuks jõuab mingi juurhirmuni ja ütleb selle välja, kohe on vabanemine, et see võib-olla ei lahendaks 100% ära, aga juba on natukene lihtsam edasi liikuda. Sest kui me ei teadvusta, kui me ei näe neid hirmusid, siis need lihtsalt ongi meil siin kukla taga ja tekitavad seda pinget. Et ma tean, et tihtilugu see mahaistumine ja kirjutamine on ebamugav, aga mida rohkem seda teha, seda lihtsamaks see ka läheb tegelikult. Et see on täitsa õigus ja kui me räägime näiteks nippidest, et kuidas siis tegelikult selles nagu ringist välja astuda, siis kui me siin valmistasime eetriks, siis üks selline soovitus ongi, et sa näiteks tükeldadki ees olevat ülesannet niimoodi pisikesteks sammudeks ja tavaliselt sa leiadki kõige selle nagu hirmsama sammu enda jaoks, mis sind kõige rohkem hirmutabki selles olukorras. Ja kui sa lahendad selle ära, siis tegelikult see aitab sul edasi liikuda, et kui me räägime juba niimoodi nippidest ja soovitustest, siis üks selline strateegia võibki niimoodi olla, et pane endale sul ongi selline kaootiline näiteks ülesanne, sa ei tea, kust alustada, siis pane lihtsalt need tegevussammud kirja ja vaata sellele nagu listi ja mõtle, et mis samm, mis kõige rohkem tekitab ärevust sinu sees, et suure tõenäoliselt, kui sa lahendad selle ära, siis sa suudad ka edasi selle ülesandega liikuda. Ja kui me räägime näiteks sellistest rutiinsetest asjadest, mis võivadki tegelikult meile igavad tunduda, see on tegelikult täitsa normaalne, et jällegi üks selline nõuanne, mis kunagi andis meie psühholoogia õppejõud ülikoolis, siis ta rääkiski niimoodi, et tee kõik naudingu kaudu, et proovi seda rutiinset ebameeldivat asja enda jaoks kuidagi atraktiivseks lihtsalt teha. See võib olla ükskõik, kuidas moodi sa seda teed, igaüks otsustab seda enda jaoks ise. Näiteks oletame, et sa peadki kirjutama diplomitööd, et jah, see on oluline sinu jaoks, aga jah, see natuke võib olla mitte väga igav, aga sa pead ennast ikkagi nagu kokku võtma ja siis nagu tegelema sellega, et mine siis kuskile, ma ei tea, hubasse kohvikusse, et tee siis seda seal näiteks, et tee see meeldiv keskkond enda jaoks. Või ma ei tea, kui sa suudad, mina näiteks ei suuda, kui muusika mängib taustal. Ma tean, et mõned inimesed suudavad seda niimoodi, nad suudavad töötada, kui muusika mängib. Pane endale meeldivat muusikat mängima ja siis kirjuta, et natuke proovi seda meeldivat nagu asja selles, nagu natuke ebameeldiva asja nagu juurde tekitada enda jaoks, siis see ka ikkagi aitab alustada ja sellega nagu edasi liikuda, et keskendu sellele positiivsele asjale. Ja
see, mis sa ka õigesti ütlesid, et vahest ei saa aru, miks ma pean seda tegema, et noh, jällegi toon oma nii-öelda endise nii-öelda töö näitel, et meil oli näiteks niimoodi, et antakse, et iga esmaspäev sa pead täitma teatud nagu tabelid näiteks, et seda tehti selle jaoks, et ülemus saaks pärast koosolekul, juhtkonna koosolekul kuskil rääkida, mis tema osakonnas toimub, kõik on nagu arusaadav, kõik on selles mõttes nagu mõistlik, aga jällegi, et väga paljud niimoodi, et nagu järjekordne tabel, miks ma pean seda tegema, et niigi tööd on palju, nii ja naa. Ja mina olin ka tegelikult selline, et ega mina ka väga vaimustuses ei olnud, et mina pean mingisugust tabelit nagu täitma. Aga ma otsustasin ja lahendasin selle enda jaoks niiviisi, et tegelikult see on hea võimalus näidata ülemusele, millega ma tegelen, mis on minu edusammud on olnud näiteks eelmisel nädalal ja mis sellised väljakutsed mind ootavad tuleval nädalal. Tema saaks ka sellest aru, et mina lahendasin selle enda jaoks niiviisi, et mis on minu, miks ma pean seda tegema. Kuidas sul on? On sul midagi jagada? Kuidas sina oled sellest asjast välja astunud? No minul ongi, et nagu mis ma eelnevalt ka jagasin, mind on hästi palju aitanud see eneseanalüüs ja lihtsalt nagu enda sisse vaatamine, et aru saada, et miks ma nagu selle olukorda vastu võitlen, et nagu üldse teadvustada ja nagu praktilisemal tasandil tegelikult nagu 2 asja, mida ma olengi kasutanud, on need samad, mis sa just mainisid, et üks ongi, et hästi väikesteks tükkideks tegevuse, et vähemalt, et kui ma nagu ei suuda tervet ülesannet ära teha, et siis ma juba teen nagu väikse osa sellest ja tihtilugu ongi, et kui ma hakkan tegema, siis ma tahan rohkem teha, et ma mäletan, et mul ka nagu palgatöö hästi tihti, no mul oli projektipõhine töö ja paljud projektid, mis ma tegin, olid sellised, et täiesti esimest korda elus teen, et pole varem kogemust olnud ja just see nagu teadmatus oli see, mis lükkas mind edasi, et mul on, ma pidin kirjutama projektiplaani, mul on see tühi valge leht, mis on kõige hirmutavam asi maailmas ja siis oligi, et ma nagu otsingi alguses eesmärgiks, et ma kasvõi kirjutan 2 asja ära või et alguses ma nagu nii-öelda jaotan ära, et mis on need projektiplaani osad, et mul on juba sihuke väike eduelamus, et näed, midagi tegin, see paber ei ole nii tühi enam. Et siis ma hakkan natuke strateegilisemalt, võib-olla kirjutangi, et näiteks, et ma ei tea, panen paika kuupäevad, et alustan niisugustest lihtsatest, et nagu nii-öelda saada see ennast käima ja tasapisi, et hästi väikesteks sammudeks tegin ja et kui ongi alguses see suur eesmärk, et projekti plaan valmis kirjutada, siis see ongi väga sihuke suur asi, võib-olla ei taha teha, aga kui lihtsalt eesmärk on see, et panna paika kuupäevad, panna paika võib-olla, et üks eesmärk, mis selle projekti eesmärk on, üks tulemus, et see enam ei ole nii hirmutav ja suur ja raske. Ja teine ongi see meeldivaks tegemine, et seda ma kasutan hästi palju, et kuidas nagu muuta tegevus enda jaoks nauditavamaks, et ettevõtjana ka ikkagi minu jaoks suur väljakutse on turundus ja müük, sest see ikkagi nõuab nähtavust ja ma siiamaani tegelen sellega, et kuidas nagu rahu teha ja nüüd samamoodi nagu mängin selle mõttega, et kuidas ma saaksin turunduse ja müügi enda jaoks nauditavamaks teha, et ja siis lihtsalt nagu testida ja teha, et samamoodi nagu trenni tegemise mõttes olen seda hästi palju kasutanud, et toitumise mõttes, et kuidas nagu meeldivaks teha, et jälle üks näide, et kuidas nagu süüa rohkem puuvilju ja marju. Sain aru, et mul olid maitseõunad, pirnid, siuksed tavapärased puuviljad, mis meil siin Eestis on, aga mulle tegelikult väga maitsevad marjad. Nii et nagu kodus mul olid tavaliselt just need, kui ma elukaaslasega koos elasin, nagu pirnid, õunad seal, aga siis ma hakkasin marju ostma. Ja mul ei olnud mingi probleemi neid süüa, ma täiega nautisin väga, mulle maitsesid marjad, et jälle nagu see analüüsi otsimine, et nagu mis osa sealt nagu või kuidas ma saan selle enda jaoks meeldivaks teha ja see on kohe lihtsam. Ja muidugi see kohvikutes käimine mul alati töötab, kui on raske ülesanne, siis lähen kohvikusse, tellin oma seda head kohvi ja siis, kuna ma olen juba kuskile ekstra kohale tulnud selleks, et nagu mingi tegevus ära teha, siis mul on väga raske ja piinlik tagasi minna niimoodi, et ma ei ole seda ära teinud, et nagu see töötab nagu valatud mulle. Aga ma vaatan aega ja hakkame vaikselt otsad kokku tõmbama. Ehk siis kokkuvõte on siis selline,
et kui see töö ei meeldi sulle, siis tee seda enda jaoks meeldivamaks, kuidas me juba Neidiga rääkisime, et kuidas, kuidas iganes sa seda tahad, mine kohvikusse, pane muusikat mängima, tee seda enda jaoks atraktiivsemaks. Kui sa ei saa aru, miks sa pead tegema, kui sa tõesti mõtled, no miks ma pean seda tegema, et noh, üldse nagu, mis kasu ma sellest saan, siis müü selle mõtte endale kuidagi maha, ehk siis püüa aru saada, et mis võit on tegelikult sinu jaoks, sa mõtle lihtsalt ja tegelikult ma usun, et sa leiad selle võidu, et mida see sulle annab. Ja see, mis tegelikult mulle kõige rohkem ja mis minu puhul nagu kõige paremini töötab, et ma, nagu sa õigesti ütlesid, see valge leht hirmutab tegelikult kõige rohkem, et lihtsalt alusta. Pane need kas või sammud, hakka tükeldama need mikrosammudeks ja vaata sinna nii-öelda sisse oma hirmudesse ja mõtle, et milline ülesanne tegelikult sind kõige rohkem hirmutab. Ja kui sa lahendad selle ära, kui sa mõtled, miks see mind kõige rohkem hirmutab, kuidas ma saan selle ära lahendada, siis tegelikult see aitab sul edasi liikuda. Ja kui sa ikkagi jääd toppama, siis alati aitab selline hea meetod ja tööriist nagu coaching ja meie Neidiga oleme alati valmis teid abistama. Te võite meile otse kirjutada peale laivi. Kui teil tekkinud mõningad küsimused selle laivi käigus, siis kindlasti andke meile teada ja need, kellel oli ikkagi tänasest laivist kasu, ja kui te olete julged, siis pange siia näiteks plussid meile kommentaaridesse, siis me Neidiga tunneme ennast ka niimoodi rahul, et me ei pingutanud. Tahad sa midagi lisada praegu veel? Mõtlen. Ma arvan, et kõige olulisem ongi see, et nagu võtta vastu see otsus, et nagu midagi ikkagi teha, et noh, see asjade edasilükkamine ka, see ongi justkui nagu sihuke, et noh, me räägime coachingus ka tihti nagu, et mul on eesmärk, mida ma tahan saavutada, siis on mingid takistused, mis ei lase edasi liikuda. Tegelikult see asjade edasilükkamine on samuti takistus, mis hoiab sind tagasi ja selle asemel, et jääda siis toppama ja mitte edasi liikuda, et siis tõesti, et kas siis nagu enda sisse vaadata, ennast analüüsida, kasutada neid nippe, mis me Valeriaga siin jagasime või tõesti, kui tunned, et nagu täiesti kinni omadega ja ei saa aru, kuidas edasi liikuda, siis on väga okei otsida ka väljaspoolt abi ja nagu coach'idena meil on olemas tööriistad ja oskused, et aidata nagu enda sees selgust luua, aru saada, et kuidas ma saan siis edasi liikuda niimoodi, et ma tunneksin ennast hästi, ma tunneks, et ma nagu päriselt hoian ennast, et ma ei survesta, ei ole liiga kriitiline enda osas, et kuidas siis nagu jah, enesesõbralikult ja ennast hoidvalt ja kergusega saavutada neid eesmärke, mis on sinu jaoks päriselt olulised, et jah, see mõte võib olla veel siia lõppu. Ja, aitäh, väga ilus mõte. Ja soovime siis teile ilusat päeva jätku. Aitäh, kes leidsid aega meiega liituda, kes ei saanud praegu osaleda, siis võib pärast järele vaadata, järele kuulata. Ehk siis kõige head. Ja minu poolt ka aitäh, et võtsite aega, et meid kuulata ja tõesti loodan, et võid endale kas või kirja panna, et mis on see üks nipp või tegevus, mida sa lähed ja nüüd testid oma elu peal, et korra nagu see reflekteerida ka, mida sa just kuulsid, et see on hästi oluline. Aga ja, aitäh ja mõnusat päeva või õhtu jätku. Jõudu teile. Ja olge hoitud. Ciao. Ciao.